meie oleme siis Agronoomia nurk podcast. Me lahkame siis erinevaid... Või vodcast. Vabandust, podcast. No mida on igasugused mingid sellised... Mida iganes. Ühesõnaga, te võite meid ise ka nimetada, kuidas iganes te tahate. Aga me oleme siin, et rääkida siis endiselt põllumajanduse erinevatest huvitavatest põletavatest teemadest. Olgu selleks siis mis iganes. Mullateadus, bürokraatia, väga päevapoliitiliselt ka tegelikult kõiksugused poliitilised otsused. Vahepeal on päris palju juhtunud meie viimasest podcastist alates. Ja nii ongi, mõtteid on nii palju, et keel kohe ei oskagi neid sõnadesse panna. Aga pole hullu. Ja nagu ikka, kes pilti ei näe, Karel süütas küünla taaskord leeklambiga. Seekord ma loodan, et küünal põleb ikkagi meie podcasti lõpuni. Meil on ka vastlapäevale kohaselt olemas siin vastavalt siis kuklid vasta kukalt. Kiiremad jõuavad ka jaole, sest palju me ikka jõuame ise ära süüa. Meil on ka piima, sest me oleme piimatootjad ikkagi. Ja piimas on rohkem vitamiine kui mõnes vitamiini vees. Täpselt. Puhas tervis on. Ja nii ongi. Sõidame. Mis seal ikka pikka juttu keerutada ja... Ühesõnaga, hakkame pihta. Hakkame pihta. Ja. Meie esimene lemmikkodanik tuli meile ühe avaldusega, et tema hakkab ka mingit tegema. No, temal on rahad taga. Shout out to Tõnis. Meie veel nii ilusad ja rikkad ei ole. Jah, et siin mingi multicam mingit shotte saaks teha. No, meiega ei taha praegu veel keegi koostööd teha. Ma ei tea, mis stiil sellega on, aga selles mõttes. Jah, ühesõnaga Tõnis... Sa oled cancellatud praegu. Jah. Sorry, midagi ma teab. Meie olime siin enne. Jah, et noh, sa võid siin oma Delfi meediaga siin vähe nagu kekutada, aga me siin garaažis suudame palju paremat asja teha. Multicami küll ei ole, aga võib-olla tuleb. Aga iPhone... Ma võin siia 4 iPhone'i võin siia panna nagu ka multicami tegema, aga noh. Me saame teha puuviljasalatit, ei ole üldse küsimus. Jep, meil ei ole, aga põhirõhksõna on ikkagi õun. Ühesõnaga jah, Tõnis hakkas tegema podcasti, oleme näinud erinevaid story'si tema poolt. Kogu setup on tegelikult tal päris hästi läbi mõeldud. Noh, ka mina oma peas mõtlesin, et noh, siuke ta võiks nagu olla, aga noh, minul nii palju ressurssi ei ole. Rasked aastad on siin olnud ja noh, lihtsalt ei ole seda krõbisevat nii palju. Ja noh, muidugi Tõnisel on ka sponsorid, mida meil ei ole. Noh, ma ei tea, kui palju need teda aitavad, aga siiski kindlasti midagi ikka. Noh, kui keegi arvab, oi, ma olen nii ilgelt kadedad, vaata värkisärki, no siis ei ole. Tõnis teeb oma asja, ja kuigi tal ei ole ühtegi podcasti veel nagu välja tulnud, siis... Me oleme ka ainult nagu fotosüüdistust näinud, selles mõttes, et me võib-olla siin ka lahmime praegu nagu paremale vasakule, nagu meil ikka kombeks on. Täiega sisse kohe. Täiega peale. Siis jah. Ta lubas suure suuga, et tulevad igasugused või noh, kohe hakkab tulema. Ja kui sul on siuke setup multicamiga, et sa saad väga nagu klõpsida ja neid kaamerapilte vahetada erinevate siis rääkijate osas, siis noh, mis editit seal väga vaja teha on. Suht lihtne, sul edit on põhimõtteliselt juba tehtud, natukene audiot timmida ja kõik on ju hästi. Mitte nagu mina võtan ühe kaadri, teen siit minust kaadri, teen siit anust kaadri ja ma teen seda ikka tunde. Läheb mul nagu aega selle editimiseks. Lisaks ma pean veel oma tööd ka tegema, siis ööse tahaks veits nagu praegu magada ka. Et noh. Minu ainuke ülesanne oli lihtsalt 3,5 tundi tundrasse sõita kohale. Jah, hea, et ta üldse nagu jõudis siia, et vahepeal ma mõtlesin, et täitsa nagu cancel on selle podcastidega, et siis rohkem ei tee. Jah. Aga siin ma olen tundras. Teispool tundrat võib-olla isegi. Ei saa päris väita, et äkki see vist meil päris viimaseks jää, et äkki üks tuleb veel.
äkki õnnestub. siis noh, vaatame, kuidas meil jõudu jaksu on, ega Tõnis ka siin Sest tõmbas. hooaeg tuleb peale tegelikult. Muidugi jah, samas meil on ikkagi mingeid põllupäev ja asja värki-särki on ju. Võib-olla, kui keegi tunneb, et me võiks mingil põllupäeval teha mingi siukse, vaadake nagu tegi, sa nüüd ei käinud see aasta muidugi on ju. E-agronom tegi oma podcast koha peal noortel luutsilnäitsegas on ju. Ja ta on minu teada vist veel teinud üritustel, parandage mind, kui ma eksin on ju, vala välja jah. Et selles mõttes me võime midagi analoogi teha nagu selles mõttes, mitte väga pikalt on ju, teeme mingeid siukseid lühike ampse, mingi 15 minutit. Ega noh, me ilmselt kiiremini ei saagi, sest meil lihtsalt on mölapidamatus. Aga selles mõttes, et kui me jõuame, siis me teeme hooajal ka. Aga me mingeid nagu vekslit kohe välja ei anna, et me kindlasti teeme. Et vaatame, kuidas me jõuame, sest hooaeg on kriisi kantsev nagu selles mõttes. Jah, võib-olla see ongi siis see ja siis võib-olla üks veel, et see ongi siis nii-öelda season 1 on ju. Ja siis me jätkame sügisel. Jah, aga ei saa midagi kindlalt öelda. Vaatame, kuidas asi jookseb. Muidugi see ka, et noh, palju teist üldse meid nagu vaatab, et vaatab või kuulab selles mõttes, et kas publikut üldse nagu on, et või on kõik Tõnise kuulajad nagu selles mõttes, et nojah, Tõnisel on ikkagi suur sihuke pea meediahiid on ikkagi taga. Tõnis on põhimees, selles mõttes me ei saa midagi öelda. Et jällegi, jõuab palju. Ei, väga tubli ja väga nagu respekte eest ja selles mõttes, et ei tubli, et teed, aga me teeme paremini. Noh, ma ei tea, oleks ise ka nagu nii hands-on nagu talunik, vaata, siis oleks nagu teine teema. Aga noh, meil on need ajad möödas. Meil on need möödas, jah. Aga ei, ja Tõnis kirjutas ka tegelikult meile, et meie nii-öelda podcastid või vodcastid, kuidas keegi tahab nimetada, ei tohiks nagu kattuda üksteisega. Täiesti, noh, selles mõttes erinevad teevad. Meil on ikkagi nagu straight on agronoomi vaatepunktist ikkagi nagu noh, nimi ka tegelikult mõnes mõttes nagu vihjab aine. Et nii-öelda agronoomi väljakutsed, eks ole. Tõnisel on nagu need võib-olla natuke tehnilisemalt ja niimoodi lahendatud. No, jah, võib-olla natukene läheb nagu üldisemalt seda teemat, või noh, käsitleb seda teemat siis natukene üldisemalt kui siis meie on, et me võib-olla natukene, mõne asjaga võib-olla läheme liiga võib-olla süvitsi, et võib-olla meie kuulajad, kes nagu ei ole nii kaovad ära poole pealt. Põllumajandustaustaga on ju. Siis võib-olla kohati ei pruugi aru saada, kuigi me oleme üritanud tegelikult ikkagi suht nagu pinnapealseks jääda, et me ei ole hakanud siin mingi rohujuure tasandil. Me ei ole jõudnud veel rakkude ehituseni ja paljunemiseni. Jah, ksüleemid ja fuleemid, noh. Juba 10 tükki vaja ära võtta. Jah, et nendeni me ei hakka nagu tõesti minema, et see on mõne. Pole päris meie teema ka, selles mõttes nagu nii peenelt ei ole ka meie teema. Okei. Aga mis seal ikka aitab, Tõnisel on hea soe olla praegu, selles mõttes kindlasti. Käisin ka vähemalt soe see ka ju. Käis hiljuti reisil ka, alles siin kuskil mingid Leedu põllumehi äkki influentsima siin, et selles mõttes shout out teiega, et ei, väga äge, selles mõttes, et jõuad põllul olla ise ja käia veel nagu teisi ka aitamas ja tegemas, et tegelikult. Ma sul 200 hektarit, no siis. No keep up the good work ja selles mõttes, ega sellega ära ei ela ja tulebki nagu teha kõrvalt ka asju, selles mõttes on kõik õige. Aga mis seal ikka, aitab sellest jäppimisest ja liigume oma asjadega edasi, et kevad on ukse taga, täna on vastlapäev. Meil just oli õrn lumetuisk ka ja nagu vanad, targad Eesti talupojad teadsid rääkida, kui vastlapäeval tuiskab, siis tuleb hea viljaaasta. Vähemalt siin tundres on tõenäoliselt siis see aasta nagu lootus, et läheb paremini. Et mina tulin täna täiesti kuskilt Ugametsast. Pagan teab kus kohast põhimõtteliselt mere äärest teiselt poolt niimoodi, et lehvitsin Saaremaale ja tulin läbi Eesti. Ja ütleme nii, et tundras täna tuiskas, et mujal olid sellised väga vesised olud +5, +6 kraadi sooja. Et ma arvan, et lääne-eestlased võivad jälle nagu saagist suu puhtaks pühkida ja oodata ja loota, et äkki järgmine aasta on paremini. Muidugi ma ei tea, selles mõttes, et tund on juba möödas, et võib-olla on lumi ja tuisk meile ka jõudnud sinna. Aga ühesõnaga Põlvamaal tundub, et seis on hea. Võiks kommenteerida ka niimoodi, et ma nägin päris
päris palju põlde. TRS asfaldi agronoomi tegin täna siis on ju, et hetkel olen ka nii-öelda pikk puhkusel on ju. Aga viin ennast nagu vaikselt juba töölainele tagasi. Ja tegelikult ma pean tõesti ütlema, et mida nii-öelda piirile lähemale jõuda, me räägime siis, mis ta siis teil siin on siis? Ja, 30-40 kilti. 30-40 kilti on siin siis Koidula piiripunkt, eks ole. Et mida siia poole tulla Haapsalust, siis põllud lähevad järjest nagu kenamaks. Nii-öelda. Ilusid öelda, siis läheb tuksi, aga ütleme siis kenamaks, et odrapõllud ülihea ei ole väga kollaseks tõmmanud. Ma ei tea, võib-olla sul mõni metsanurk kuskil peidus on, võib-olla oled sa käinud vaatamas, aga üldiselt rapsipõllud tunduvad hetkel olevat tipp-topp, mingit sükest mädakapsa haisu nagu kuskil autosse ei löönud, et lootust nagu on. Muidugi meil on märtsikuu veel ees ja on ennegi juhtunud, et märtsikuu toob ebameeldivaid üllatusi, on ju. Aga äkki nagu õppab. Tallinisud, suht timm kohati, mida lääne poole minna, seal muidugi raskemad, savisemad maad ka, veerežiimi teemad, probleemid, asjad on veelompe, on ju. Aga samas siin kuskil Põlva küljel oli ka väga vahvasti külvatud, et sügisel juba teati, et sinna tuleb veelompe, tõmmati nagu veelombist lihtsalt põllupiir ümber. Ma ei tea, kas see on sinu põld või on see ma ei tea, kus kohas naabrimehe põld. No kurat, ma ei mäleta, kas seal enne või pärast Põlvat, enne Põlvat ikka vist, kui Otepää poolt tulla. Krootuse vent ikka. Jah, see oli täpselt enne seda suurt torgu või? Jah, see on jah. Aga väga nagu, selles mõttes ülikaval, et kui sa tead, et sealt ei tule, siis ära külvavat, on ju. Selles mõttes, et niimoodi, see tegelikult nagu juhatabki mind nagu sisse teemasse tegelikult, et tuju farm ortas farm ju. Või weather või mis iganes siis, eks ole. Mis iganes poliitika, süsteemid, ilmad. Et kuidas see farmi värk nagu, farminduse värk siis nii-öelda toimib, et Karel, kuidas sa kommenteerid seda, et kuidas otsused üldse sünnivad, et mida, miks ja millal põllul nagu teha, et sa oled ka ikkagi nii-öelda, või me mõlemad oleme nagu siukse natukene võib-olla, kuidas siis öelda, ilusti öelda niimoodi, et me kellelegi liiga ei tee, et me oleme ikkagi nagu grupi põllumehed nii-öelda või et meil on nagu meid on nagu palju ja me oleme laiali ja meil on Eestis päris mitmed suured sellised põllumajanduskontsernid, kui nii võib öelda. Vist on õige sõnakasutus. Et Karel on ühes kontsernis, mina olen teises kontsernis ja siis meil on veel 3. ja 4. kontsern ka tegelikult olemas Eestis täitsa või nii-öelda grupid. Siis põllumajandusgrupid. Anu läks oma grupiga nüüd veel suuremaks ja läks juhtima või mis juhtima, teisele kohale läks ja tõukas meid teiselt kohalt 3. Et eks meil siin rebimine käib, on ju. Käib, aga ma ei oska seda teemat nagu kommenteerida selles mõttes, et see käib mina olen nagu lihtsalt nii-öelda agronoom, minul on oma nii-öelda töökäik ja nii-öelda oma töösuund ja muud asjad nagu käivad nii-öelda minust üle pea nii-öelda, et mina olen ikkagi puhtalt põllu peal. Arvutidega ka, sest see paberi pool on ka endiselt vaja teha. Et mul nii hästi lähe kui Karelil, et ma saaks selle lükata kuskile ära ja siis ta lihtsalt on seal ja keegi teeb selle ära, vaata. Et kahjuks pean ma ise seda tegema. Et aga pole hullu, selles mõttes, et palk tuleb ka kuidagi välja teenida. Et selles mõttes on kõik timm, aga selles mõttes, et tulles su küsimuse juurde tagasi, sa läksid nagu kandusid nagu kõrvale asjadest, aga seda see oli ka tegelikult oluline täpsustav info. Siis kes teeb otsuseid, jah? Jah, kes teeb otsuseid? Peaaktsionär on meil muidugi, tšik-tšing on ju, seal hetkel ta viskab. Üleval on jah, mingi ilge tuul ja mingi möll on seal väljas, et siin ka ega seinad, ei ole kõige tihedad, on, et siit tunned väike siuke tuleb, on ju. Lootsin, et muidugi selleks ajaks on soe, et siit saaks juba teesärgi veel nagu mingit asja teha, aga veel enne oli soe, enne kui ma siin
kütte ära võtsin, siis seda oli kõik hästi. aga peaaktsionär on ilm, meie või noh, mina teen omalt poolt, teen kõik nii ära, nagu ma siis arvan või tunnen, et on vaja teha. et mingid siis ütleme siis kogemused põhjal on ju, tuleb see on ju siis, et mingid tööd raudselt sa pead nagu ära tegema, olgugi, et ilm on nagu sihuke. Sest kui sa jätad mingi tegevuse näiteks tegemata, siis see võib nagu fataalselt mõjuda sinu nagu saagile. Lihtsalt sihuke väike asi nii-öelda, mis nagu võib tunduda nagu sihuke noh, ilmast näiteks, kui on põud, on ju, noh, siis väga haigusi ka nagu ei levi, on ju, noh, või on noh, vähem, noh, see haigusi on nagu vähem, on ju. Aga ikkagi sihuke väike haigustõrje põuasel ajal ka tegelikult aitab taime, hoiab taime elusana, aitab fotosünteesil toimida. Et kõik nagu siuksed asjad, noh. Sihuke väike asi võib-olla vaatad, ei ole vaja, aga tegelikult et see haigus võib seal juba varem sees olla ja ta nagu istub ja kui tuleb natukene mingid kasted ja mingid või noh, suuremad mingid udud või asjad tulevad, et siis see haigus nagu läheb kohe sealt nagu kulutulena edasi. See käib väga kähku ja eks noh, ma ei tea, kui palju sa nagu sordivalikuga mängid, et no, teadupärast niisugused varasema valmimisega noh, kultuurid või sordid, et need on ju ka nagu haigustel oluliselt vastuvõtlikumad, eks ole, et nad suruvad oma energia, eks ole, nagu kiire valmimise peale ja muudele asjadele nagu jääb siis vajaka nii-öelda. Et kuidas sul sellega on, et kui teadlikult sa neid sordivalikuid nagu teed? Selles mõttes aeg on tegelikult õpetanud oma jagu, et mina olen jätnud siuksed varasemad sordid pigem oota, see asjapoiss on jälle siin tagasi, ei tea kaua see siin maganud. Aga jah, mina olen jätnud varased sordid just suviviljade puhul olen jätnud ära, sest noh, pole pointi on ju. Meil on vaata, millised aastad siin on põuas, et see varane või varased sordid, siis noh, nad ei anna mitte midagi, noh. Nad jäävadki täpselt see kõik see võrsumine ja kõrsumine. See saagi loomisprotsess jääb nagu nii siuksesse valusasse aega nii-öelda, kus meil on siuke räme põud. Siis noh, sealt me ei suudagi mingit saaki formuleerida, on ju. Noh, taliviljade puhul mingid varased talinisuusordid mul on ja lihtsalt puhtalt sellepärast nad peavad olema, et lihtsalt koristuskonveier on muidu jookseb kokku. Jah, muidu jookseb kokku on ju, kes ei tea, mis koristuskonveier ongi see, et noh, meil on varased sordid, hakkame varastest sortidest koristama ja lõpetame siis hilisemate sortidega on ju. Ja oluline on just selle poolest, et me tahame võimalikult palju sellest terast saagist kätte saada on ju. Aga noh, varane sort, varane valmimine ja tegelikult ta pudistab ennast juba tühjaks, nagu see pea laseb tera lahti ja tegelikult noh, samad variseteemad ja asjad, et jah, nagu meil siin see video oli, et noh, kaeravaris on tegelikult pool kaera, noh, ütleme, et ei olnud nagu valmis on ju, et noh, oleks pidanud veel põllu peal olema on ju. Ja siis see alumine ots nii-öelda, siis see lihtsalt pudises lihtsalt ära. Noh, kuna seal ei ole toitained kõik asju, noh, siis ikkagi taime hakkab nagu otsi andma, aga veel nagu kuskilt veel tuleb mingid vett ja asja liigub, aga siiski. Et nende varaste asjadega on, eriti just nagu otradega, et noh, oder kipub oma pead nagu niimoodi ära murdma ja siis ta murrab ennast nagu veel ära ja siis noh, pea on niimoodi noh, ripub mööda nagu vastu maad on ja siis sa nagu lähed lõikad siis pool pead ära. Noh, ja kui sa niimegi palju kätte saad, et on olnud aastaid ka, kus ei saagi nii-öelda, et vajub juba nii kokku ära, et noh, reaalselt sa lõikadki nagu pea alt ja kõre läbi on ju, pea ots on juba nagu vastu maad. Võib-olla ka idaneb midagi. Ma ei ole kindel, kas me panime eelmine hooaeg pilti sellest ka või ei pannud. Mul siis varase odra põllu peal oli nagu tehnorajas näha, kuidas noh, tõenäoliselt mingi kahjuri töö tulemusena olid siis mõned võrsed nagu ära kukkunud nii-öelda vastu maad. Ja tehnorajas oli seal nagu imelised olud uuesti idanema hakkamiseks, noh, päike ja niiskus ja kõik jutud on ju. Ja siis ilusti oli nagu näha, kuidas odra pea lihtsalt nagu hakkas uuesti kasvama ja sealt tuleb teine rinne.
või siis näiteks rukis ja tritikaale, mis on teatud tuntud niimoodi peas otse kasvamine, minema nad ei nagu. Nende pole muldkontakti vaja, selles mõttes, et need piisab niiskusest ja. Jah, piisab niiskusest, näiteks vihma pea nagu on püsti ja siis tal on siuke tera on siukse nagu ütleme, et siin on siis tera kui nii hästi, kui ma nagu suudan seletada enam-vähem niimoodi püsti sõkalde vahel on tera. Ja ütleme, et siia kuuleb niiskus. Jah, ma teen nagu. Tee niimoodi, sõkled. Jah, okei, siin on jah, selle käega ma saan, et siin on tera ja siis siia kuulub niiskus ja siis lihtsalt, kui tera on valmis, siis hakkab ta lihtsalt idanema. Ta füüsiliselt nagu okei, kui ta saputada, siis ta kukub ka ära, aga. Ta tuleb ära. Selles mõttes ongi kombainiga teinekord, kui lähed ka ja siis annad asplile natuke rohkem hoogu võib-olla, kui peaks. Jah, siis kuuled ka, kuidas klobinal käivad terad vastu esiklaasi, et selliseid asju peab ka nagu oskama ette näha. Ja oskama seletada ka, siis et ütledki kombaini vennale, et davai, et timmi enda aparaati. Jah, sellepärast kõrva peab olema, sest võib-olla mõni keegi ei pööra sellele tähelepanu, pikad mingid võib-olla tööpäevad väsinud ka, siis võib-olla ei kuule, siis selle jaoks olemegi nagu meie ka. See aasta õnneks, või möödunud hooajal ei olnud sellega teemat, et ma ei tea, kuidas Simbol oli, et ilmataat jälle selles mõttes nagu ikkagi pani nagu asja paika, et nii-öelda oli ise nagu see agronoom, et õhtuti ka ikkagi, kui muidu tavapärastel aastatel ikkagi, kui on nagu hea võtuaeg, siis võtadki seal õhtuti võib-olla 10-11 teinekord, eks ole, lähed ka muidugi hommikul hiljem välja, selles mõttes, kui kastest kasteni nii-öelda piltlikult öeldes, siis möödunud hooajal tegelikult kuskil kella 7 õhtul võetud koormad hakkasid juba nagu kaste niiskeks minema ja samamoodi igasugused koristuskaod juba nagu seelte pealt ja trumlitest, et tegelikult nagu nukker selles mõttes, et kui sa saad päevas nagu 6-7 tundi ainult koristada nii-öelda, et koristusaeg on intensiivne, selles mõttes midagi ei ole teha, viid tuleb viid peale, siis on puhkus, aga selles mõttes on nagu teema jah, et kuidagi see aasta, ma ei tea, vähemalt meie pool nagu ei olnud hästi sellega, et ilmataat nii-öelda mikrokliima ilmataat pani nagu asja paika. Jah, meil oli ka umbes samamoodi, aga jah, kui tuleme võib-olla tagasi korra selle sordivaliku juurde, siis tegelikult minu ja Anu kliima täiesti nagu selles mõttes, et me oleme üks Eesti ja meil on ütleme, et Kesk-Eestiga ma ei tea, palju me vahetame 200 kilti, enam-vähem 200 kilti on vahet. Mõtleme näiteks söödakultuur mais, näiteks meil üks sort ei tööta, üldse ei tule. Okei, saaki tuleb, aga kvaliteet ja mitte midagi nagu ei, kõik null. Ja siis Anul nagu saak ja lisaks kvaliteet ka. Meil on selles sordid, mõttes, et enam. Nagu sort võib-olla, mis võib-olla kuskil maal nagu väga ei annagi midagi välja. Ja samas üldlevinud ja nagu alati head sordid esinevad üldiselt nagu hästi. Aga kuidagi see kohapealne kliima ja mullastik on ikka nagu väga olulised, et selles mõttes tuleb nagu proovida ikkagi ja otsida endale seda õiget, mis nagu töötab. Et jah, mis töötab siin tundras, ei pruugi töötada Kesk-Eestis ja veel vähem pruugib ta töötada kuskil Lääne-Eestis või saartel, eks ole, sest meil on need vahemaad on küll justkui väiksed, aga kliima ja mullastik on hoopis teised, et sortide valik kindlasti hästi nagu oluline teema ja tegelikult ma ei tea, minul isiklikult isegi peavalu võib-olla, et üks aasta nagu tunned, et kuule, ma vist sain nagu leidsin hea sordi endale, mis iganes, siis olgu ta nisu või oder või mais, eks ole, et ja siis lõpuks oled ikka nagu niimoodi, et koristad ära. Järgmine aasta mõtled, et proovid uuesti ja siis on nagu täielik läbikukkumine, et selles mõttes mina isiklikult tunnen jah, et täitsa nagu peavalu on. Muidugi me oleme täna ikkagi leidnud nagu aastate pikkuse järjepideva töö tulemusena mingisugused sordid, mis nagu töötavad nii heades oludes kui võib-olla mitte nii heades oludes. Aga jah, selles mõttes, et lihtsalt nagu igasugustele müügiinimestele ja spetsidele nagu infoks, et te võite suruda küll ja reklaamida nagu jubedalt, et kuule parim sort ever.
aga lihtsalt kogemus on täna piisavalt tugev, ma ütleks, et nagu ei tormu nagu kohe mingi hullus koguses katsetama, et pigem ikkagi niimoodi rahulikult, et ma ei tea, teeme põllu, teeme 2, on ju, aga protsentidest me siin juures nagu rääkida ei saa, et väga sihuke tagasihoidlikult nii-öelda, et otsime ja katsetame, on ju, aga jah, siis on muidugi tore alati see, et siis otsustavad ka nii-öelda seemnefirmad, suurtootjad või seemnetootjad ka hakata jeblama ja siis lõpetavad lihtsalt lõpetavad mingi sordi paljundamise, et on nagu hästi töötanud. Okei, vahel on mingisugused, ma ei tea, mõni seeme, et ma ei tea, ei tule külvikust hästi välja, et ma ei tea, ei taha ohtid ära varaste talioterade puhul nagu kipub, suvioterade puhul ka tegelikult, et ma ei tea, ohtid ei tule ära ja siis ei saa punkrist kätte või külvata kehva, eks ole, et niisugune huvitav jah, et siis jälle seemnefirma vaatab ka, et ei tea, et leidsime vist mingi parema sordi ja siis plaks läbi. Rohkem ei saa, on ju. Maiside puhul täiesti tavaline teema ja selles mõttes nagu veits nagu nõme, aga midagi pole teha. Selles mõttes, eks see on nende otsus, nii-öelda nende käes on ohjad. Et sellepärast tuleb ka ise natuke ikkagi suruda seda seemnemajandust ka, et kohalikult nii-öelda paljundada siis, et kuigi jah, ma ei tea, kui sordilehelt vist maha läheb, siis me tegelikult ei tohi vist ise ka paljundada. Siis me ei tohi enam ise ka paljundada, aga... Et pole seemnekasvataja, ei oska vaata selles mõttes nagu öelda, et ise nagu seemne tootmisega otseselt ei tegele selles mõttes, et ei ole selle poolega nagu nii kursis, et jälle nagu väike info, et mille kõigega sa pead nagu ennast kursis hoidma kogu aeg. Jah, aga Anu... Tulles siis tagasi tegelikult meie algse küsimuse juurde, me oleme käinud siin seinast seina, et kuidas sul selle ilmaga on, et sa arvestad ilma, kindlasti sa arvestad, mis siuksed aspektid on kõige siuksed palavamad, puudutades siis seda teemat, mis puudutab ilma? Kuskil olen seda vist enne nagu valjuhäälega välja ka hõiganud, et ega me kliima vastu nagu töötada ei saa, eks ole, selles mõttes, et kui me teame ikkagi, et meil siin aastaid juba on nagu selle maikuu sademetega on nagu ta on ja teinekord juunikuu ka on, et siis nii hea piim on. Hea piim on, ise tegime. Et võib-olla ei teinud ka. Aga selles mõttes, et tuleb kohaneda lihtsalt sellega, mis meil on. Selles mõttes, et ega siis sületamatult ei ole midagi, et lihtsalt tuleb teha õigeid liigutusi ja õigel ajal, et väga nagu pop teema, eks ole, on täna künni osakaalu vähendamine nii-öelda, on ju. Seal on kõik see süsiniku vabanemine ja orgaanilise aine lagundamine ja nii-öelda mulla lõhkumise teema, see on kõik, ongi teema selles mõttes, ma olen täiesti 2 käega selle poolt, on ju. Et me ei peakski võib-olla iga aasta või ma ei tea, mida iganes 2 korda aastas kündma, eks ole. Aeg-ajalt tundub ikkagi mulla tervise koha pealt see nagu oluline, et seda tuleks teha. Mingi perioodi vältel nii-öelda korra või 2, et kellel siis kuidas ja kus on ju, sest kõik see orgaanilise aine segamine ja kellel veel mingid tahesõnnikud ja asjad on, et ma ei tea, neid mingi randaaliga maa sisse põlud on nagu päris keeruline. Kuna me oleme ka ju loomakasvatajad või siis meil on tihtipeale ikkagi rohumaad, mis on siis, kas rohumaad on vaja rajada või siis rohumaa on vaja siis ümber harida siis mõneks teravilja või siis rapsikultuuri alla, et seal otsekülv kahjuks ei tööta. Ütleme, et saab kuidagi, aga see töö, mis ja vaja, mis sinna sisse paned, tegelikult see ei anna seda nagu tulemust, et päeva lõpuks ka, et kus maalt see nagu siis selle mingi taimekaitse või glüfosaadi kasutamise siis ütleme see keskkonna mõistes siuke piir läheb siis on ju, et kas meil on mõistlik siis mõnda põldu siis künda on ju, või siis mingi 10 korda randaalida on ju, kus me ka mingi meeletult põletame seda diislit on ju. See on nagu mõttekoht nii-öelda, et me küll Künni põhiline probleem on täna see ikkagi, et kui sa teed seda nagu valel ajal, siis sa võid selle mulla nii ära lõhkuda, on ju. Et on olnud juhusid, kus me tegime sügiskündi
mitte siis küll tänases ettevõttes, aga siis eelmises on ju. Et talvel külma ei tulnud, muidu künd selles mõttes, kui seda õigel ajal teha, okei, talveks jääb must maa ja kui, ma ei tea, on lumevaene talv ka, siis lihtsalt on see mulla erosioon sealt pinnalt nagu seda nagu esineb ja see ei ole ka hea, aga külma ka ei ole, siis nagu see künni alla tekkiv tihes jääb lõhkumata nii-öelda külma poolt on ju. Ja siis oli lihtsalt nagu see põld oli kevadel lihtsalt täiesti vedel nagu reaalselt. Kui muidu ikkagi said nagu Lääne-Eestis minnagi seal mingi mai keskpaik, mai teine pool ikkagi julgelt olid sul nagu põllud külvatud on ju, siis siin paar aastat tagasi oli juhus, kus lihtsalt sügisel küntud põldude peale unusta ära, et sa saad lõpuks ma reaalselt suhtlesingi Priiaga, ütlesin ka, et vabandage, et mul on täna selline olukord, et ma lihtsalt upun kõigega ära, ükskõik millega ma lähen põllu peale, et ma võin rabatanke sinna tuua nii palju, kui ma tahan, aga lihtsalt me upume ära, me ei saa tööd teha selles, mul ei ole mõtet kalli raha eest mingit seemet sinna külvata, eks ole, kui ma tean, et sellest ei tule mitte midagi. Ja Priia mõistlik suhtumine selles mõttes tollel aastal oli väga nagu selles mõttes südantsoojendav ja saime nagu kaubale, et külvad siis tõesti, kui nagu olud lubavad, muidugi sellega kaasnesid ka kontrollid nii-öelda, aga päeva lõpuks oli kõik hästi, lihtsalt Rohumaa külv toimus siis peale jaanipäeva tegelikult. Aga sellele õnneks mingit sanktsioone asju nagu ei esinenud või ei järgenenud, et sellega joppas on ju, et selles mõttes see liigutuste põllul, jah, sa pead neid liigutusi hästi õigel ajal tegema, on nagu see point ikkagi siin juures endiselt, et meil nüüd see, uue loo ajal nüüd näis, kuidas see asi talvitus, palju sealt seda põldu alles jätavad, et me proovisime seda randaaliga rajamist nii-öelda on ju. Et Rohumaa kamar randaaliga 3 korda. Samas, kui sa selle nagu kütusesse ümber nagu rehkendad, siis tegelikult tõesti, kus see kokkuhoid nagu on, kas ta on. Et võib-olla tõesti me nagu seda mulda lõhkusime tollel hetkel nagu natuke vähem, kui me oleks künniga lõhkunud, aga kuidas ta summa summarum nagu tuleb, eks seda on siis nagu nüüd kevadel näha. Et tuleb proovida. Tõenäoliselt seal nagu niiskusega on nagu hästi, isegi kui nüüd juhtumisi tuleb seal niisugune kuiv kevad, et künniga on see, et ta võib sul kevadel mitte valmis olla, see põld nii-öelda ongi vedel või siis ta kuivab sul läbi. Äärmuses täiesti, et selles mõttes jah, me peame oludega kohanema ja tegema õigeid liigutusi õigel ajal ja siis tagama nagu selles kehvas olukorras võimalikult hea tulemuse endale selles mõttes, et see oli päris tiip lauseehitus. Tegelikult seda oli endalgi raske jälgida. Jah, tegelikult Anu midagi valesti ütlenud, et tegelikult nii on, et me oleme siin üks loodus on ju, et me peame loodusega käsikäes käima ja teeme neid töid siis vastavalt nii, nagu meile loodus lubab ja me saame teha, et omalt poolt me teeme ikka oma teeme ära, aga eks siis see lõpptulemus siis selgub alles sügisel on ju. Jah, tibusid meie paraku seal võib-olla oktoobris saame ära lugeda lõpuks, et kuidas oli nende kokkuvõtte teha on ju, aga selles mõttes jah, et mõte on selles mõttes jääb endiselt samaks jah, et teeme asju õigel ajal, võimalikult õigel ajal ja teeme siis nii hästi, kui me oskame. Selles mõttes. Mis on nüüd? Piilutsin, spikerdada. Spikerdan jah, tegelikult alustasime ühest küsimusest, meil siin kirjas on siin ka mingi paar teist küsimust, et me juba tegelikult puudutasime ka neid teemasid, on ju, põgusalt, on ju. Et siin on see know-how vas kogemused versus siis kogemused, on ju, et kuidas teha siis mingeid otsuseid, on ju, et mida külvata, kuhu külvata, et sellest me tegelikult siin natukene ka rääkisime, võtan siis kiirelt nagu kokku, et kogemused on ikkagi aastate pikkused on ju, meil on erinevad meil on Crazy Frog USSR ühesõnaga. Sa ei olegi see mürsikute
põlvkond, kes ütleb SSSR. SSSR. Ei, SSSB. Vabandust. Ma olen nii arvinud. ZZZB. Ma võin sirp on ka mul siin garaažis nii-öelda, et ma võin seda ka näidata. Vasara leiame ka kindlasti. Vasara saame ka tänapäevase, aga sirp on nagu selle USSR-i aegne või SSSB aegne. Piima maha lase, see on väärtuslik kraam. See läheb kuskil mujale. Ühesõnaga jah, võtame siis kokku tegelikult ongi, et kogemused on aastate pikkune. Meie puhul oleme mõnda aastat või mõne aja oleme teinud seda asja. Anu tegelikult tavaliselt nagu poepiima ei joo, aga ta joob nagu otse nagu udara alt. Mis ongi õhtu läheb kogu tõmbab ära pange ja sinna 3 liitrisesse klaas purki. Kaevu jahtuma, jah. Kaevu jahtuma selle plast kaanega kinni. Salvu kaevu jahtuma. Salv. Ühesõnaga jah, me oleme mõnda aega seda tööd teinud, me nagu natukene suudame asju nagu ette ennustada, me oleme piisavalt nagu näinud, mingid asjad juhtuvad nii või naa, olgugi mis iganes ilm on. Vahet jälle, kas sa planeerid või planeeri? Jah, et need on meil nagu peas nagu juba, me teame, et nii juhtub, et samamoodi mõni mängib väga hästi malet, et kui keegi teeb paneb mingi ratsu kuhugi, mis iganes nupu peale, siis järgmine käik on juba teada, et eks meil umbes on see nagu tegelikult samamoodi on. Ja sordivalik on ka puhtalt tulnud lihtsalt katsetada. Nagu Anu ütles, et tal on ka kindlad põhisordid, mis tal on. Minul on täiesti teised põhisordid, mis mul toimivad ja mina kuskil ütleme, et oma pinna põhjalt 100 hektarit mina panen siis endale teistsugust erinevaid sorte, nii et ühe augu jagu, 2 augu jagu, et ma saaks nagu ka proovida, et ei ole olemas kindlalt ühte head asja, et kindlasti on ka teisi, aga need teisi asju see list on, ütleme, et siuke on, et või isegi pikem, et kus neid asju nagu siis tegelikult valida on. Jah, see hiromant nagu ei taha ja ei oska nagu olla. Me ei saagi tegelikult, me oleme ikkagi nii suur ettevõte ja me ei saa nagu väga mingid siuksed altpuusa siuksed otsuseid teha, et paneme täna selle ja homme paneme tolle ja me niimoodi me ei saa teha. Jah, seda ongi hästi terav teema, on tegelikult ju hind nii-öelda, mis ta on teema turul, midagi ei teha. Hind kohati paljude jaoks nagu määrab asja ära, aga jah, ma ei tea, mina ikkagi endiselt olen seda meelt, et hind ei saa olla nagu see põhimäärav tegur. Ei saa, jah. No samamoodi mingi Samsungi eest maksadki vähem, aga ta on Samsung ka ja sa sealt ei saa midagi. Ostad iPhone ja minu iPhone mingi, ma ei tea, 4 aastat vana. See tagaklaas, kui te näeksite praegu, Anu võib võib-olla pildi teha pärast, panen korra lihtsalt siia, näete. Jumala sodi, see on nagu käinud läbi tulest ja veest. Ära heidi, me varsti hakkame kõik nuputelefone kasutama, sest Nokia. 30. Anu poepiima hakkab laamendama. Ei kannata liiga kange värkne. Või ei tea, lahjaris. Liiga täis. Okay. Anu jaoks on see kraam on lahja siin mingi 3,8-4,2. Alla 5 ei räägi. Kui ma vaatan teie jõudluskontrolli tulemusi, siis seal alla, seal 5 nagu. Minu lehm ei ole. Minu lehm ei ole jõudluskontrollis. Tädi Maali või mis mu tädi Maali, Maali juuli või kirjud ja mirud ja värgid. Muud on punik. Mürsik. Puniku, Eesti punase piim on ülitummine. On jah, seal nagu see tuleb välja, see on või põhimõtteliselt. Jah, täpselt nagu te kuulsite tegelikult ka. Enam ei krigise, siis tegelikult selle Anu puniku piimaga võib vabalt neid liigendeid siin määrida ja kõik on nagu hästi. Eks sa vahetasid toolid ära? Ei vahetanud. Jah, ja siin lisaks on siis see märgi ka, et kuidas, mida, miks, millega, millal näiteks siis pritsida või taimekaitsetöid puhtalt jälle kogemuse pealt. Jah, selles mõttes nagu see taimekaitse teema on ka nagu tegelikult kohati väga, sul on list, esiteks, sul on list on selline, see on ühe ettevõtte list. Siis on teisel ettevõttel selline list, ja see on kolmandal ettevõttel, põhimõtteliselt,
võib-olla nii pikad me ei saa näidata. Ma ei tea, kas see kaadrist välja. Aga no vahet ole, see annab väga hästi edasi seda probleemi tõsidust. Ei, selles mõttes hea on, et on valikuvariante selles mõttes. Taaskord ka kogu bürokraatia nii-öelda selle taimekaitsetööde juures on ju täiesti crazy. Selles mõttes, et sa ei tohi kasutada hooajal üle 2 toimeaine või noh, üle 2 korra ühte toimeainet. Siis sa pead nagu olema nagu see hiromant ka jälle, et nagu mis millega üldse nagu sobib kokku panna, eks ole, et jah, täna meil on nagu olemas selle jaoks ka nii-öelda inimesed või professionaalid nii-öelda koolitatud inimesed, kes annavad seda infot meile ka edasi, aga noh, eks vahel ikka juhtub niimoodi, et päris täpselt ei tea. Noh, temal töötas, ma ei tea, kas sul töötab, vaata, võib-olla sul on vesikare või võib-olla sul on ma ei kujuta ette, külm vesi või mis iganes ja siis sul on mingi sadepõmb paagis ja filtrid ja piusid on kinni ja siis palju õnne, eks ole. Et selles mõttes jälle tegelikult pagana keeruline teema on ju ja sa ei saa nagu iga aasta lasta sama skeemiga võtta, sest sul tõenäoliselt, noh näiteks talinisu järgi on ju. Suht okei. Mina kunagi ei tee. Suht okei nagu Kesk-Eesti saab. Suht okei nagu asi, mida teha nii-öelda. Kesk-Eesti. Selles mõttes ta ei ole nagu esimene variant nii-öelda või noh, see ei ole nagu asi, mida sa lähed suure uraaga tegema, aga seda tuleb ette ja seda saab teha, aga see tähendab seda, et kui sa kasutasid sellel aastal nagu ühte skeemi, siis tõenäoliselt järgmine aasta nagu noh, sama skeemi, noh, sa ei saa kasutada. Ei saa, meil on esiteks ongi resistentsuse teema, ütleme tumbrohud, meil on see baas on ikkagi nagu sama, noh, meil tuleb vedelsõnnikus seda, noh, üldjuhul ikkagi samad umbrohud, et meid kimbutavad tegelikult samad umbrohud, aga me ei saa lihtsalt nagu... Sa ei saa kogu aeg panna... No sa ei saa ibukat kogu aeg süüa, et see lõpuks ei toime. Lõpuks sul ka endale toime, et noh, nagu mul vahepeal tõmbad nagu parakat ka sekka, siis noh, tõmbab jälle normiks, ja siis paned jälle ibukat, paned edasi. Noh, okei, me päris nii kardinaalselt me ei tee, et me paneme ka, noh, ütleme, et sihukest asju teeme, vahetame neid nagu toimeaineid. Sa üllata ennast, pane tolmeeni vahele või? Ma ei ole isegi kuulnud, mis asi see on, aga peaks proovima. Ühesõnaga jälle, et mingit tervislikku nõu ei jaga, aga Anu siiski, noh, ta teab, mida ta räägib. Aga jah, selles mõttes, et neid otsuseid, taimekaitseotsuseid ülikeeruline teha. Ikka väga keeruline, selles mõttes, et jah, paljudel ja tegelikult paljudel teevadki mingid müügiesindajad teevad noh, põllumehest skeemid nagu valmis, aga nende skeemid otsused ka ära tegelikult ja siis on see, et miks ei toime, siis on jälle noh, müügiesindaja süüdi või siis keegi nõustaja süüdi, miks ei toime, aga noh, kui sa ise oled seal mingi asjadega nagu vähe nagu puusse pand, siis no sorry. Seal on alati nagu see 2 tahku on alati. 2 tahku, eks ole, ja siis nagu noh, igal asjal on nagu normid ka, eks ole, noh nagu noh, endal ka, eks ole, ma ei tea, vahepeal tervis läheb nahka, eks ole, ma ei tea, perearst või mis iganes muu spetsialist, erialarst kirjutab sulle mingid rohud välja, on ju. Noh, teinekord on ka, et ma ei tea, võta 0,5 tabletti või mis iganes, on ju. Taimekaitsega teeb sama teema, on ju. Vahemik on 0,5 liitrit kuni 1,5 liitrit, on ju. Mis ma vaatan tähti või? Kus ma nagu, ma ei tea, siin on 10 maltsa taime ruutmeetrile, ma panen 0,5 liitrit. Või noh, nagu vaata elna. Jah, eks siis jällegi taandub ikkagi kogemusele, on ju. Täpselt eelnevatele tehtud koblakatele, mis on siis tehtud, on ju. Ongi, panedki 0,5 liitrit, sul on 10 maltsa, on ju, taime, noh, reaalselt on nagu ikka ei toimi, on ju. Noh, jälle tegelikult me oleme seal faasis, kus võib tekkida resistentsusoht, on ju. Et pigem neid noh, selliseid väiksemaid doose pigem ei praktiseeri, sest noh, jälle. Pigem nagu... Et kindla peale ikkagi välja minna, et vältida sihukest asja, et noh, USAs meil ju on mingast glüfosaati juba mingid tolerantsed umbrohud on ja noh, siin ka... Ka meilgi Eestis tegelikult väga aktuaalne teema täna on vesihein, eks ole, mis on juba nagu probleemne, eks ole. Kurat, mingist asjast räägite veel suvele, aga pea on nagu ta on. No ütleme, et mingid kõrrelised see, mis sealt Leedust või kuskilt asjad tulevad, et need ka siin mingi luste või?
ma ei tea, see kõrreliste teema on ka nii keeruline, selles mõttes, et no see on kõrreline nagu... 1 ja kõrreline 2, ühesõnaga need on nagu, see kõrreline 1 on nagu siis... Ja siis ei no lõpuks taandub nagu asi selle peale välja, et noh, tegelikult see kõrreline 1 on nagu juba lihtne ära tõrjuda. Kõik asi põhimõtteliselt võtab teda, aga õigel ajal. Millal? Nagu, või noh, selles mõttes, et jube lihtne nagu tulla ja öelda, et kuule, sa tegid seda tööd valel ajal, aga kuradi, tulge tehke paremini. Tagantjärgi väga head, no kõigil on väga head argutada, endal on ka jumala head argutada, et noh, asjad läks nii, Pärast ongi, noh, mõtlesid ise ka, et noh, jah, et panin küll kõrrelisi tõrjet, aga noh, teen 2 päeva hiljaks. Ups, noh. Järgmine kord teen varem, siis jälle pooled asjad tärganud, eks ole, jälle ei tule välja. Näiteks mingi suvivili on, noh, mingid põua teema on, umbro ei olegi tärganud on, mingi osa sul on, siis järsku järgmine mingi teine rinne, mis siis niiskus saades siis tärkab, no siis, noh. Jälle asi, mis on nagu tegelikult viimased 2 hooaega, tegelikult isegi 3 hooaega olnudki reaalne teemana, et sa teed kevadel teed nagu kõik ära, sul on olukord kontrolli all, siis tuleb, on see juunikuine põud, siis kuskil seal jaanipäeva paiku tuleb nagu mingi niiskus kuskilt müstiliselt, võib-olla isegi alles juulis, ja siis koristamishetkeks on sul lihtsalt nagu heinamaane. Loodustühja kohta seal, nagu öeldakse. Ja noh, siis kahjuks ei ole enam nagu midagi teha, et jah, seal jah, ma ei tea, mulle see teema ei meeldi. See on nagu, jah, sellega tuleb tegeleda ja see on nagu, jah, nagu vajalik, samas jah, nagu tuleb jälle see ühiskonna surve ka vaata, mis see pritsid kogu aeg. Ära pritsi kogu aeg. Aga midagi ei ole teha, noh, natuke peab, et aga jah, see ajastamine on nagu, seda tööd ei ole veel nagu ära õppinud, et kuidas seda nagu ilmaga kõige paremini kooskõlas nagu teha, et preparaatidel on ka vähe sellest, et neil on nagu kulunormid, on neil ka kasutusaja piirangud. Et kasvufaaside piirangud, eks ole. Ma ei tea, mina igatahes olen täna läinud nagu seda teed, et talinisudele üldiselt võtan selle esimese kindla kasvufaasini umbrotõrje. Kui ma jõuan, ma teen sügisel, tavaliselt väga palju ei jõua, see aasta väga palju ei jõudnudki. Järelikult kevadeks mul on nagu päris palju vaja teha ja see on nagu esimene töö tõenäoliselt, mis ma siin väetamisega nagu tandemis suht-koht tegema hakkan. Ja teen talinisudele kõigepealt herbiringi ära, eks ole, siis taliotrad said tehtud, taliotradega tõenäoliselt on mul natuke rohkem aega, kuna ma olen valinud preparaadi, millel on natukene laiem kasutusaken. Ja see on nagu see asi, millega sa pead kogu aeg tegelema. Ühesõnaga, et ei, tegelikult on fun kõik. See meie viimane teema on innovatsioon, katsed ja muud edasiviivad siis tegevused. Anu. Ei, ma ei taha. Okei, sa ei taha. Ja küll, küsi. Kuidas sinul on erinevate katsetega, me oleme näinud meie siin Instagrami lehel oleme näinud sinu katseid ka, pärast räägin minust siis, aga innovatsioon või siis muud edasi viivad tegevused, kuidas siis sinul nende kogu selle süsteemiga on, et kui keeruline see on ja mida sa teed? No selles mõttes nagu me katsetame küll, aga me väga ei taha katsetada selles mõttes. Aga meie katsed ei ole ka sellised klassikalises mõttes võib-olla nagu siin meil Medki katsejaamade katsed on et mingid sordivõrdlused või mingid taimekaitseskeemi võrdlused, eks ole. Eks me natuke teeme seda ka, vahel sihilikult, vahel kogemata, aga pigem võib-olla katsetame nagu selliseid uusi nagu tehnoloogiaid, olgu see siis külvi või harimistehnoloogiad. Mõnes mõttes on ka need nii-öelda uute sortide katsetamine ka ikkagi, ongi katsetamine, eks ole, et kas ta meil töötab või ei tööta nii-öelda. Aga meie katse ei ole nagu see 0,2 hektarit võib-olla, vaid on ikkagi nagu ongi 10–100, eks ole, et selles mõttes see katse on nagu oluliselt massiivsem nii-öelda, et proovidki erinevate põldude, erinevate muldade peal, erinevate mingisugust
mikroklimaatiliste oludega, eks ole, et kuskil mingi metsatuka sees, et kuidas asi toimib, on ju, või mingid siuksed nüansid nagu seal juures, eks ole, et tänaseks pigem nagu see huvi teha mingisuguseid selliseid katselappe nii-öelda. Pigem ei ole seda huvi. Et meil muidugi jah, nüüd tõenäoliselt tuleb. Meil on suht pikaajaliselt ettevõttes on nagu toimunud mingisugune bakteritega töötlemise katse nii-öelda, mida me siis jätkame endiselt. Hetkel on ta nagu suviodra puhul näidanud mingeid tulemusi. Talinisul proovisime ka. See peaks olema siis nagu mingi põuakindluse suurendamise efekti andma nii-öelda viljale. Aga Talinisuga juhtus siuke halb lugu, et sügisel tuli liigvesi ja võttis selle nisu ära. Ehk siis me lähenesime asjale valesti, me oleks pidanud panema hoopis mingit riisibakterit või mida iganes sinna. Või siis üldse riisi külvama. Aga ups ei juhtub, on ju. Ja nii on, et jah, Talinisuga nagu see katse nii-öelda ebaõnnestus. Ja tänu sellele me ka nagu veits nagu loobusime võib-olla ka nagu taliviljaga katsetamisest taaskord ja jätkame siis jah seda nagu odraga. Aga katsetamine on siuke, kui seda tahta korrektselt teha, siis on sul ju igasugused protokollid, eks ole, ja kindlad töökavad ja asjad, et minul ausalt öeldes ei ole nagu seda püsivust sellega tegeleda. Ma ei tea, laske lahti, makske kinni, mida iganes, et kui on tarvis, siis muidugi me teeme, aga pigem nagu ma ei kutsu nagu kedagi, et kuule et tulge hakkame katseid tegema räigelt, et paar hektarit saame seal juba teha kuskile tootmispõllusesse mingi asja, et siis davai teeme ära, aga mingeid selliseid väga väikseid asju ma pigem mahud on nii räiged, et lihtsalt see katse kaob sinna kuskile massi sisse ära nii-öelda ja tulemus on nii-öelda mitte midagi ütlev tegelikult. Aga innovatsioonist nüüd rääkides on ju, ma ei tea, see on ka nagu selline sõna, et kõik on innovatsioon, eks ole, täppisviljeluse süvendamine, juurutamine, mis iganes see sõna sinna võiks kõige õigem nagu olla, et igasugused striptil tehnoloogiad, eks ole, läga panemised, külvamised sinna samasse vakku ja et siukseid uusi asju me oleme nagu juurutama hakanud nii-öelda ja loodetavasti nagu rohkem ka teeme seda. Eelmise aasta põhjal võib öelda, et see nagu toimis, eks ole, ja siin on teisi ettevõtteid ka, kellel on edulugusid väga palju, on ju. Või aastate pikkused tegelikult isegi, et jah, selles mõttes see ei ole selles mõttes nagu midagi vaut nagu süsteemi enda mõttes ei ole üldse, aga lihtsalt meie jaoks on nii-öelda pigem nagu uus asi, on ju. Et me mingit jalgratast nagu leiutama ei ole hakanud selles mõttes. Muud ma ei oskakski nagu sealt innovatsioonist võib-olla väga nagu välja tuua täna tegelikult. Innovatsioon tegelikult see toimub kogu aeg, tahame või ei taha seda, et see toimub meist olenemata ja meist kaugemal tegelikult juba. Täpselt erinevad tehased, mis iganes inimesed mõtlevad kogu aeg, kuidas asju saaks lihtsamini teha ja meile muidugi see sobib, et tihtipeale kõik uued asjad, mis tulevad, teevad tegelikult meie elu, ka teiste elu, nii-öelda siis mehanisaatorite tööd oluliselt lihtsamaks on, et kui ma võtan siin mingi aja tagasi, 10 aastat tagasi, et kus me siis põldu künti niimoodi, et sul oli seal põllu otsas oli mingi kasepuu on ja siis see oli nagu nii-öelda siis see GPS on, et selle järgi tehti sirged vaod on. Kui ma vaatasin ka mingeid ajaloolisi pilte on, siis ongi, kus on mingi metsatukka nagu ääres on, see on kõik vaod sirged ja nii kui metsatukk kaob ära või siis läheb hästi kaugele, kus enam ei erista seda, siis tuleb juba mingi võnge sisse on. Tänapäeval meil on selle jaoks nagu satelliit on, mis siis... See ju tegelikult seletab ära ka selle, miks põldudel ja põldude ääres on üksikuid puid. Jah, täpselt on. Lihtsalt RTK. See on kõige täpsem RTK ja tegelikult vanasti inimestel olid väga, väga täpsed silmamõõdud on, et kui ma ei ole sükust asja nagu harjutanud, lähen seda tegema, siis minu mingi see künnivagu
noh, tuleb on ja sihuke no sinka-monka on ju, et ei ole nagu sihuke ilus sirge on ju, aga noh, kui harjutada, siis saan ka selle on ju, aga jah, innovatsioon toimub meist olenemata ja sinna me midagi teha ei saa, lihtsalt läheme vooluga kaasa. Ja kindlasti ei tohiks me jääda sinna mingisse perioodi, me ei tohiks jääda nagu pidama, et me peaks pidevalt nagu ikkagi arenema, sest see annab meile uusi võimalusi, uusi kogemusi, kõik mingi sihuke, et jah. Saan aru, võib-olla mingid vanemad siis põllumehed või inimesed siis ei taha kogu selle innovatsiooniga kaasa tulla, kuid noh, ma oma vanemate pealt näen tegelikult väga hästi, et noh, on ka vanemad inimesed võimelised uusi asju ära õppima nii-öelda, et vanematel ka üle 70 on nad on, et kasutavad mõlemad iPhone'i, iPadid, kõik jutud on ja arvutid, noh, kõik mida iganes on, et kõik noh, asjad on õpitavad isegi noh, kui tahta, siis on kõik asjad võimalikud teha, on ju. Mis puudutab katseid, siis minul on... Sa oled ju mingi eriti kuradi katsehull. Noh, selles mõttes, et jah, noh, lihtsam oleks ka, et las teised katsetavad, on ju, et aga jällegi lihtsalt nagu ma enne tõin näite, et Annul mingid asjad toimivad, minul ei toimi, siis noh, mul ei ole kellegi peale teise peale loota, kui andis enda peale, on ju, et siis ma teengi need katsed, teengi lihtsalt ise ära. Olgugi, et see tähendab tööd, aga jällegi innovatsioon tuleb siin appi, kõik operation centerid ja kõik igasugune sihuke tarkvara, mis siis aitab seda lihtsustada, on ju. Noh, täna on nagu olemas neid lahendusi, millega on nagu oluliselt lihtsam seda teha, et enam ei ole ainult kaikad ja aamrid, eks ole, millega käid ja märgid ära iga koha. Jah, täpselt, meil on ilusti geopunktid on ja kepsud, kõik asjad nagu toimivad on ja veel on ju. Et siis noh, meil on ka igaks juhuks noh, ka on mingid kaikad pandud sinna, et noh, lihtsalt nagu siis juhuslikult, kui tehnika peaks nagu alt vedama, aga noh, siiamaani ta ei ole vedanud, ma võtan oma telefoni lahti, ma kõnnin vabalt mingi koha peale, ma tean täpselt, mis sort on seal, kuna seal küllatud on, mida iganes on, et mul on ka 5 katset on sugust noh, reaalset katset on nagu 5 on, et noh, siukseid tahtmatuid katseid tuli ka sinna mõni juurde on ju. Mis on tegelikult siis nagu huvitavad, aga kuna nad nagu niimoodi välja kujunesid, siis võtame neid kui siis ka nagu katset, on ju. Siis noh, need ei ole küll midagi mingit protokollitud, aga need ongi meie enda jaoks, on ju. Noh, ilmselt teeb mingit analüüsi ka, on ju, või noh, nagu nii ma enda jaoks, noh, ettevõtte või töö jaoks ikka on vaja analüüsi teha, aga see, et kas ma siis nüüd seda jagan või ei jaga, eks siis see, noh, eks seda siis otsustan ise, on ju. Ja mis meil veel siin oli, et tegelikult ongi, et need edasiviivad tegevused tegelikult ongi lihtsalt see poos katsetamine, on ju, et nagu me enne ka siin rääkisime sellest kogemusest, siis kogemused on tundki lihtsalt selle peale, et mingid tahtmatud asjad on meil nagu juhtunud, on ju, need on õnnestunud. Ja noh, sa pead ka muidugi need nagu ära registreerima, et noh, sihuke asi juhtus sellisel ajal, tegid niimoodi, et see asi töötas või siis vastupidi, et ei töötanud, on ju, et sa pead ise ka nagu ära suutma selle registreerida ja ütleme, et noh, mina siis ütleme, et siin 10 aastat nii põllumajanduses on ju, noh, midagi hakkan juba jagama, on ju, noh, Anu rohkem jagab rohkem, on ju, siis noh, kui me võtame võib-olla mingid siuksed vanemad kodanikud, siis noh, neil seda know-how'd on tegelikult nagu väga palju ja kui me tegelikult suudaks selle siukse tehnoloogia ja innovatsiooniga nii-öelda ühildada, siis noh, need tulemused, mis me nagu teeks, oleks tegelikult päris siuksed kõvad. See oleks jah ülihea, aga noh, eks kohati on see ka, et noh, innovatsioon jääb sinna taha seisma, et ma olen kogu aeg nii teinud ja see on justkui toiminud, on ju. Ja siis ei taheta nagu võib-olla väga nagu mingeid uusi hullusi nagu proovida nii-öelda jutumärkides ja heas mõttes hullusi, et eks ta on niuke nii ja naa ja mõnes mõttes võib-olla 2 teraga mõõk ka, aga üldiselt jah, eks selge on see, et me ei saa enam nii-öelda vana rasva pealt puhtalt nagu edasi lainetada siin. Meil on uued sordid, uued taimekaitsevahendid, uued väetis, põhiline element on nagu sama, aga kõik nagu jah, selles mõttes, et täna ainuke asi valemis, mis on suht koht muutumatu olnud, ütlemegi mingi viimased 20 aastat võib-olla, 15-20 on ju. Et millal need jaaraväetised meie turule nagu väga, näiteks jaaraväetised väga suure turuosa nii-öelda võtsid või millal meie turul ilmusid, eks ole, ülikvaliteetne väetis, eks ole, hea laotada, mida iganes on ju.
kui nad ütlevad, et lendab 40+ meetrit, siis ta tõenäoliselt lendab ka, on ju. Et muidugi sa pead selle üle kontrollima, sest noh, you never know, on ju, et ma ei tea, on sul siin natuke kauem võib-olla seisnud, et laguneb ära, mis iganes, on ju. Samas võib-olla tuleb sul mingi teine väetise kraanul, eks ole, ja siis vaatad, et väetise külg tuleb õhtul ära ja siis ta on nagu ise üleni väetisega koos, aga põllule pole nagu midagi jõudnud, et kõik on nagu pulbriks taotud, et selles mõttes nagu tegelikult väetis on nagu ainuke asi, mis on kõige vähem muutunud nii-öelda. Nagu valemid on muutunud, noh, neid on nii-öelda täiustatud, mitte nagu muutunud. No teil on nagu selles mõttes muutunud, et noh, see on muidugi natuke naljaks, et kui me koolis käisime siin veel 10, mida iganes aasta tagasi, lämmastiku sisaldus lämmastikväetises, puhtas lämmastikus, nii-öelda AN väetises, oli 33,4 äkki või. Täna pakutakse turul juba 34,5% lämmastiku ühes tonnis või noh, ütleme siis 345 kilo lämmastikku tonnis väetises, eks ole. Et natuke, noh, me oleme täna juba saanud põhimõtteliselt 10+ kilo nagu tonni kohta juurde lämmastikku, eks ole. Et midagi on seal protsessis, tundub, et nagu parandatud. Jaaral on see protsess jäänud samaks, sest neil on 33,5 on neil jah. Et praktiliselt nagu muutunud ei ole. Aga noh, ma räägin lihtsalt, et turul nagu... Aga noh, nad on ainuke turul ka, kellel on suur kraanul, nii et kui saad 36 meetrit nii-öelda nagu meie tahame, siis ta lendab ja noh, me oleme sunnitud lihtsalt seda ostma, sest see peenike kraanul võib lennata, aga noh, kui natukene väike siuke tuueiil, siis on ta lendab teisele poole ja noh, valele poole ja siis on jälle kellegi loovis on jälle mingi probleem ja noh, me ei ole vaja siuksed asju. Jah, põllutriibulised ja mis iganes veel on ju. Et MPK väetistega või kompleksväetistega on vist neid valemi muudatusi rohkem olnud nii-öelda. Võib-olla me oleme hakanud neid ka nagu põllumeestena rohkem kasutama, on ju. Aga üldiselt jah, väetisi nagu see kõige stabiilsem nii-öelda või kõige homogeensem asi kogu selle pudru juures nii-öelda. Et kogu aeg taimekaitsevahendite formulatsioonid muutuvad, mingisugused, ma ei tea, sisaldused muutuvad, järsku saab vedelikust kraanul, eks ole, siis saab kraanulist vedelik, noh, igas selliseid trikke tehakse, proovitakse, kuidas parem on. Jällegi innovatsioon on. Jälle innovatsioon. Krambereparaate tegelikult võib-olla isegi mugavam kasutada, võib-olla isegi ohutum kasutada. Noh, nii ja naa on. Et, aga noh, selline, noh, nii ja naa teema, eks ole, et noh, kellele liha, kellele kala, eks ole, kellele ema, kellele tütar ja nii edasi. Et selles mõttes... sa räägi endast. Aga nii on, selles mõttes, et... Sellised olid meie teemad, on ju? Selles podcastis, on ju? Noh, näha meid saab ikka, nagu ikka jälle ma ütlen seda lõpus, muidugi ma pean ennast parandama, aga ikkagi meid näha saab YouTube, Spotify, Apple Podcast, on ju, et kõigis nendes saab näha Spotify ja Apple Podcast siis audioversioonis ja YouTube siis pilt kui ka audio, et päris mutet ei ole vaja kuulata. Et sellised olid sellel korral teemad, loodan, kohe näha, et me oleme roostes. Jah, ma loodan, et tegelikult kõnetasid need teemad, sest võiksid need nagu olla siuksed ka igapäevased siuksed käsitletavad teemad, on ju, et kuidas mida, on ju, eriti Tõnisi teema, on ju, mingi hinge, Lase vabaks. Ma olen pärast seda podcasti mingi zenni tegema. Sul on see uskuvanna on seal. Jah, tsiklit enam ei ole, see on müüdud, kui keegi tahab äkki mingit sponsoreerida, mingit mehka või mingit uut tsiklit, siis tahaks mingit. Oleks nagu vaja. Saaks suusatki. Võta. Karel sponsoreerib. Jah, täpselt. Aga jah. Loodan, et olite tublid. Või kindlasti olite tublid, kui te siiamaani jõudsite, siis olite väga tublid. Endiselt ei suuda ennast kokku võtta ja asja ära lõpetada. Jah, ühesõnaga teeme siis seekord teistmoodi, nii et Kule, oli meeldiv. Võta kuklit ja võit. Okay. Nii et Proska siin mingi moos juba tilgub, aga
Davai, pane kinni. pane kinni, ma hammustan seda nüüd